tere! Tere, hea kuulaja, tere, armas! Mina olen Triinu Sirge ja olen koolitaja, heaolulooja, õpetaja, mentor ja jagan teiega täna seda kaardi lugemist, mis tuleb südamest ja mida ma ei ole päris kaua aega teinud. Ja nüüd tuli selline juhatus, et talve sõnumid, mis on talvel öelda meile, mis on talvel vaja teha, kuhu suunda liikuda, võib-olla ka tagasi vaadata ja kuidas nendest tagasivaatamise õppetundidest siis võtta parim ja liikuda edasi ikkagi tuleviku suunas. Et selline talvine energia ja talvised sõnumid on meil siis täna tulemas. Ja võtame kõigepealt siia ühe sellise signatuurkaardi, mis jääb seda lugemist meil toetama. Ja selleks kaardiks täna tuleb tänulikkuse kaart. Ja see tänulikkus on küll asi, mis peaks meiega igapäevaselt kaasas käima. See tähendab seda, et me enda kõige paremas armastuses ja loomuses oleksime heatahtlikud ja tänulikud maailmale kõige eest, mida ta meile andnud on. Ja see tänulikkus võib olla ka väga väikestes asjades peidus, et selline tänulikkuse harjutamine võiks olla igapäevapraktika, kus me saame iga hetk olla iga hetke eest tänulikud, kas või selle sama värske õhu eest, mida me hingame, selle lumise ilma eest, selle magusa päikese eest või lihtsalt selle eest, et meil on mõnus teetass ja mõnus muusika, mõnus video, et meil on need võimalused ja praegu on selline aeg, kus on mõnus vaadata just tagasi ulatuvalt olnud perioodile tagasi ja natuke analüüsida seda, mis läks hästi, mis läks halvasti, kuigi need hästi ja halvasti on tegelikult meie enda poolt pandud sellised märgid peale, mis on hästi, mis on halvasti. Aga teinekord on seda vaja, et seda sildistamist natuke teha, et mõista, kuidas on meil see aeg läinud, sest selles igapäeva tempos ja igapäeva rütmis me ei näe tihti seda ilu ja seda, kui palju me tegelikult korda saadame või kui palju me teeme, et see igapäeva sellises rutiinis kaob see kõik ära ja see kõik on märkamatu ja seetõttu igasse hetke, igasse päeva võta sellest kaardi lugemisest kaasa tänulikkus, et kui sa siit midagi muud ei leia, siis ole lihtsalt tänulik iseendale, maailmale, oma lähedastele, elule, et sa üldse siin täna ja praegu elad ja oled ja paku seda armastust ja seda tänutunnet ka teistele, et jaga seda, et mida sa annad, seda sa saad ka vastu, et mida rohkem tänulik
sa maailmale oled, seda rohkem ka sa ise oled kõrgemas energias, paremas sageduses, nii et see on südametšakra värv siin, roheline, ja see roheline on hästi toetav värv siis praegusel ajal, kus on, kuna sa iganes seda kaardilugemist kuulad, need on talvesõnumid, aga need võivad siis kõnetada ka sind mõnel muul perioodil, et ja ma panen selle kaardi siis siia, et seda siis siit näha ka on. Ja kaastundlikkus teiste suhtes aitab sind ka muuta paremaks inimeseks siin maailmas, et selline pikk algus tuli praegu tänulikkuse teemal, kaastundlikkuse teemal ja sellel teemal, mida sa välja annad, seda sa saad ka tagasi. Nii et tänulik tasub igal juhul olla. Ja tänulikkuse soovitused võib-olla veel, et pea tänulikkuse päevikut, kirjuta välja endast need tänulikkused kas igal hommikul või õhtul või hommikul ja õhtul, et kirja pandud asjad on kirja pandud asjad, et need asjad, mis meil peas ketravad, need jäävadki sinna nii-öelda pähe ketrama, aga kui me paneme need asjad kirja paberile või arvutisse või kas või telefoni, siis need on peast välja kirjutatud asjad ja need asjad on nagu sinust välja saanud ja nendel on siis sügavam potentsiaal siis realiseeruda esiteks, või siis teine variant ongi see, et need on sinust välja kirjutatud asjad, sa vabaned sellest koormavast rattast enda peas, et soovitan väga välja kirjutada asju paberile. Nii, lähme nüüd kaardilugemise juurde, et selline algus täna meil siis sellistel teemadel, et sõnumid eelseisvaks siis talveperioodiks, selliseks perioodiks, kus see aeg on endasse vaatamine või sissepoole tõmbumine, vähemalt looduses on see nii, et talvel ikkagi loodus puhkab, loodus magab ja inimene vastupidi sellele loodusele siis on just talveperioodil selline töine, sest siis on meil selline kooliaasta ja õpilased käivad koolis ja lapsed lasteaias ja kõikidel need puhkused kipuvad sinna suvesse liikuma, et suvepuhkus on siis nagu see, mida me kõik tavaliselt ootame, aga inimest ja loodust koos vaadates on see puhkuse aeg hoopiski parim talvel ja vaatame, kuhu see tänulikkuse ja puhkuse jutt meid siis viib. Ohoo, mul läks siin täitsa laiali, need on sellised ägedad kaardid, roosad tarod, mis siin hüppasid kohe kaardipakist välja ja mul ei olegi siin midagi muud, kui hakkame neid siis järjest vaatama, et kuhu see teekond meil täna siis viib, et alustame siis siit, et aeg on talveks edasi liikumine, edasi vaatamine ja see takistustest nagu üle liikumine, et praegu
sel ajal, eelneval ajal või oled sa ilmselt tundnud, et on olnud nagu elus palju takistusi, et mis on sind teinud tugevamaks ja su selg on palju sirgem, kui see varasemalt oli, et kui sa varasemalt tundsid ennast kuidagi kõverana ja mingisuguse koorma all, siis tänaseks sa oled selle koorma endas siis vabastanud, et need veed on nagu liikuma läinud, et nagu see tähekaart siin näitab, et need veed on liikuma läinud, ehk siis need tunded, mida sa endas oled hästi kinni hoidnud, need on sinust läbi liikunud, sa oled nendega tegelenud, vabastanud, mingid asjad on juhtunud ja sa oled saanud nagu oluliselt vabamaks nendest varjudest, mis sul sellel perioodil on olnud, et ma salvestan seda videot hästi tugeva energiaga ajal, et see on selline pööripäev, looduse käik ja pööramine, kus siis algab meie talv algab ja pööripäev ja selline nagu see nagu vahetus, et nagu selline lülitus on tehtud, et ma tunnen, et praegu sul on ka enda elus selline ajajärk, kus sa oled teinud just nagu selle switchi või vahetuse või vajutanud nagu justkui nuppu, et liikuda edasi nendest varjudest läbi, mis su teel on viimane aeg siis olnud, et neid teemasid, millest sa nagu edasi oled liikunud, on päris palju, et sellised võib-olla 4 põhiteemat isegi ja need on kõik omavahel muidugi seotud, et nad on nagu siukses ühes suures potis, aga seal on nagu mitmeid harusid, et ja need harud siis nagu jooksevad sellesse ühte niitidega siis ühte kohta kokku ja selle alguspunkt tegelikult oledki sina ise, sinu enda elu, aga need elu niidid saavad nagu nüüd vabalt hingata, et nad ei ole enam pinges, et see pinge on sealt vahelt nendest teemadest vabanenud, vabaks läinud, lahtunud, et tunded on saanud vabalt voolata ja võib-olla sa oled isegi viimasel ajal nutnud ja enda emotsioone nagu selles mõttes täitsa füüsiliselt siis nagu vabastanud, et on nagu pisarate vool olnud ja oledki nagu võib-olla emotsionaalne rohkem olnud kui varasemalt, et sellised tunded on nagu vabanenud ja see on nagu hästi oluline koht sinu elu arengus, sinu etapil, et vaatan nendele kohtadele tagasi, nendele kui õppetundidele, et see on nagu see tarkuse koht, et kus sa saad edasi võtta selle, nagu siin on ka, et nendel tähekestel on nagu 2 poolt, et üks on nagu selline roheline pool ja teine punane pool, et kui see teema on olnud muidugi valus ja pingeline, siis tegelikult alati sellel mündil on see teine pool, nagu siingi sellel tähel on teine pool ja see teine pool on roheline, ehk selle teisel poolel on armastuse koht, on õppetunni koht, on edasiliikumise koht, et märka asjade mõlemat poolt ja need mõlemad pooled sobivad sulle, ehk need ongi nagu sinu enda ka osad, et sa ei saa nagu seda halba ka endast eemale lükata, et sa pead aktsepteerima seda kui iseenda ühte õppekohta ja sealt siis edasi voolama, et selline periood, kus on nagu sellised väiksed taimekesed juba kasvama pandud, et
et see pinge on vabanenud, ära voolanud ja sellised väiksed alged nendest tähtedest, mis on siin suuremad, kasvavad välja sellised väiksemad uued algused, mis loovad sulle tulevikuks selle suure tähelennu, et vaata ja märka, pane kirja need väiksed tähed, mis sa sel aastal oled saavutanud ja siis sa näed, et isegi kui need mõned tähed ei ole olnud nii säravad sinu jaoks, siis siiski need on tähed ja nad säravad siis sinu jaoks nagu teise nurga alt, kui sa märkad seda ja tahad märgata. Et siit kasvab välja ka selline suurem täht järgmiseks perioodiks, talveperioodiks, mis formuleerub üsna varsti, et ma näengi siin, et nagu need erinevad teemad, otsad liiguvad kokku nagu üheks täheks, et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sellist teemat tuleb kokku ja see on millegi suurema algus ja sul on olnud kõiki neid kogemusi, mis praegu sinul on olnud vaja selleks, et sa jõuaksid sinna, kuhu sa päriselt jõudma pead, et sa praegu veel ei ole seal päriselt kohal, et on vaja veel tööd teha. Ja siin tuleb välja nii kuningas kui kuninganna ehk mees ja nais energia tasakaal ja see nagu see peegelpilt, et siin see kuningas ja kuninganna vaatavad üksteisele vastu, et see ongi see analüüsi koht, et vaata ka iseenda peeglisse, siis sa näed seda, mis seis sul päriselt on, et siis sa näed neid tähekesi, mis on läinud lõppenud hooajal siis olnud need kohad, millest siis saab edasi minna. Ja see mees ja naise energia tasakaal on ka hästi huvitav, et ta näitab siin, et need asjad on nagu sinu sees tasakaalu liikunud, et tänu sellele, et sa oled saanud vabastada endast mingisuguseid võõraid energiaid, valesid asju sinu jaoks, et nagu sellised asjad on nagu justkui ära vajunud, ära liikunud, nagu külgedelt maha voolanud, et ja siis ongi see, et sa oled nagu ise tulnud rohkem iseenda keskmesse ja joondunud ja sinu see mees ja naise energia tasakaal on liikunud paremuse suunas või sa rohkem oled nagu tervik, et see terviklikkuse tunne on siin, et sa oled nagu sellisel nagu kas mingi nagu next levelile jõudnud või mingisugusele astmele jõudnud, kus sa oled nagu muutumas või oled juba muutunud nagu selliseks tervikuks, et see on nagu hästi toetav sinu jaoks ja sul on see seljatagune hästi kindel, et sa võib-olla oled siin teinud ka mingit sisetööd perekonnamustrites, et see esiisade, esiemade mustrites midagi parendanud, midagi paika sättinud, loksutanud, mis muudavad sinu seljatagust kindlamaks, et sul on nagu ees tuleval talvel selline kindel seljatagune ja see on nagu selline seljatagune, mis on sisetöö tulemusena muutunud sinu jaoks nagu selliseks kindlaks puuks või kindlaks toetuspinnaks, et ja kui puust rääkida, siis see ongi selline kire koht, et sa oled joondunud praegu, siis see näitab seda, et sus on potentsiaal tekkimaks uutele arengutele, uutele ideedele ja edasiliikumistele, et see edasiliikumine on
siis plaanis see esimene kaart, mis siit välja tuli, et edasi liikumine, sa oled nagu valmis selleks, et sa oled valmis ületama need voolavad veed ja kõrged mäed, et sa oled selleks valmis, et see, ma ütleks isegi, et see on selline aastatepikkune töö, mitte nüüd nagu selline lühiajaline, vaid sa oled nagu aasta-aastalt teinud selleks triumfiks justkui kui selleks nagu suureks täheks tööd ja see töö on alles nüüd nagu hakkab vilja kandma või alles nüüd sa saad nagu selle karika enda kätte, et liikuda siis julgel sammul sirges seljaga, kindla seljatagusega edasi järgmistesse perioodidesse. Ja kui me räägime numeroloogiast, siis algav uus aasta, mis tuleb varsti 2025, on numeroloogiliselt 9, mis tähendab seda, et mingid asjad hakkavad lõppema ja uued algused hakkavad tekkima, et praegu ongi täpselt see, kus need vanad asjad voolavad ära ja kui järgmisesse aastasse vaadata, siis see järgmisel aastal veel mingisugused asjad lõppevad sinu jaoks, et või siis lõpetatakse, kui sa neid ise ei lõpeta, siis need lõpetatakse sinu eest, aga siis võib-olla nagu sellisel raskemal moel, et seal on nagu veel asju, mida sa täna ei teadvusta, et mis vajavad siis nagu veel mineviku jätmist. Nii, vaatame edasi siit, et kuidas, mis siit veel tuleb, et selline voolamine, naisenergia, meesenergia tasakaal, uus aste, uus level, edasi liikumine, kindel seljatagune on praegused märksõnad ja vaatame, kuhu see viib, et see viibki nagu uute nurkade leidmiseni ehk siis uute asjade avastamiseni. Sa saad sellise nagu valgustuse või see inspiratsioon tuleb sulle nagu äkki kuskilt peast peale, tuleb sulle pähe ja sa, kui sa kuulad seda enda sisetunnet, enda kõrgemat mina, mis siit välja tuli, siis hästi oluline ongi see nagu joonduse koht, et olla iseendaga joonduses, et iseendaga see tasakaal, sa tänaseks oled selle tasakaalu tunde saavutanud, aga et seda tasakaalu tunnet hoida on praegune talveperioodi ülesanne, et sa hoiaksid seda stabiilsust, et siin tuleb puhkamine, et oleks õige puhkus, et oleks õige töö ja puhkuse tasakaal, et kui ma alustasin ka seda lugemist täna, siis me mainisin seda talveperioodi, et looduses on see puhkeaeg, et kas sina täna vajad nagu sellist taastumist ja puhkust ja sellist rohkem sellist tasakaalu iseendas ja see tasakaalu hoidmine sinu jaoks täna ongi nagu selline oluline koht, et see tuleb kuskilt siit sellest nagu pealt või sellisest kõrgemast kohast, kus sa oled nagu sellises külluse voos, et selles külluses nagu ajalises külluses, et meil on ja sul on väga palju aega, et ära kiirusta kõiki asju tegema, tormama, jooksma, et see talv kutsub sind praegu rohkem seda saavutatud tasakaalu hoidma, et ei tohiks igapäevaelu
kiiruses ja sellises tempokuses kuskil ära kaduda, et praegu on oluline roll selles, et sa hoiad ennast küll avatuna, aga joondatuna iseendaga, et see ma näen, et see nagu vajab sellist igapäevast tähelepanu hästi palju, et igapäevaselt tagada see hea olu enda jaoks, et olla selles rahus ja heaolu tundes ja harmoonias, et see vajab nagu sellist igapäevast tegelemist, et see ei ole see, et ma nagu korra käin mingisugusel seansil või koolitusel või mingisugusel asjal ära või ühe korra teen mingisuguse vaba päeva endal, et siis on nagu mul nüüd kõik hästi, et see nõuab nagu sellist pidevat tööd, et see talv on selline nagu sisemise töö periood, kuidas ennast siis maandada, joondada ja seda stabiilsust seal just hoida, et hästi oluline on see stabiilsuse säilitamine siin kohas. Et nii, vaatame veel, mis selles lõppevas kui see talv nüüd on, et mis siis nagu see lõppev talv siis toob, et ta panebki asjad liikuma, et kui selles praeguses kohas sa oled vabastanud endas asju, loonud neid, seda sisemist rahu endas ja saavutanud selle ja oled seda terve talv siis hoidnud, et siis kevadel hakkavad need asjad voolama ja see on hästi oluline nagu kontakt, et just nagu enda südame järgi tegutseda, et mul on tunne, et paljudel ei ole seda kontakti selle iseenda südamega veel selliselt saavutatud, et nad kuulaksid teda päriselt, et tuleb hästi palju ikkagi sisse seda sellist välist müra ja see väline müra paneb selle pea justkui huugama, et sa nagu lubad palju välist enda sisse ja see on hästi nagu mõjutanud sind ja siin ongi vaja õppida seda kohta, kus siis sa saad välise vastupidi seda tööd teha, et nagu seestpoolt väljapoole on vaja neid energiaid siis nagu suunata, mitte see, et sa võtad nagu välist hästi palju vastu, et kui sa nagu selle talve suudad enda sellist igapäevast joondust hoida, igapäevast tasakaalu säilitada ja seestpoolt väljapoole hakata elama, see seestpoolt väljapoole elamine on ka samm-sammuline, et sa ei saa seda teha nagu üleöö, et siin öeldaksegi seda, et see on nagu samm-sammuline, et see on nagu sihuke igapäevategevus, et iga päev ma jälgin ennast, kuulan ennast, olengi teinud võib-olla selle tagasivaate lõppevale aastale ja näinud seda, et millised on need keerdkohad, millised on need nagu mõnusad kohad, et nendest siis võtnud seda nendest siis leidnud need asjad, et mis on nagu need siin sulle energiat andvad, sulle sind toetavad ja mida sa tahad kindlasti nagu jätkata, et nende kohtade nagu selline parem tundmaõppimine igapäevaselt ja samm-sammult siis edasi liikumine.
selles talveperioodis ikkagi võib tulla ette ka seda, kus see tasakaal nagu langeb ära, et see ongi siis nagu see tasakaal nagu luuakse tagasi sinus, kui sa peatud, et korraks on vaja peatuda, joonduda ja siis saad nagu sealt edasi liikuda. Et selline järgmise talve info ja vaatame, mis siin järgmisel, mis siin nagu veel selles kohas toetab, et näed, siia tulebki nii, kui ma vaatasin seda mees- ja naisenergia poolt, et see ongi see tasakaal, et tasakaalu loomine on hästi oluline ja tasakaalu hoidmine, millest ma olen ka juba siin rääkinud, et tuli selline täpselt tasakaalukaart, et see tasakaal siin on hästi huvitav tegelikult toodud siis 2 elemendiga tuli ja vesi, et kui on ühes potis tuli ja teises potis vesi, siis nad on nagu tasakaalus, kuigi nad on täiesti erinevad energiad, et samamoodi see nais- ja meespool ka, et sinus sa peadki nagu need vastand asjad nagu või vastand asjad panema vastastikku, et saavutada siis tasakaalu, et selline väga hea kinnitus sellele ja tuleb siia sellesse talvesoovide kaart, et kui sa vaatad tagasi olnule, siis nendest kohtadest loo uued soovid, siis pane need soovid ka kirja, et see on hästi oluline, et see soovide nimekiri on sul kuskil olemas, sa võid neid erinevaid teha, aga et sa enda kehas, enda südames olevad soovid paned kirja ja siis nagu see universum teab nende soovide suunas liikuda ja oluline on, et need soovid oleksid siis need südamest tulenevalt soovid, et mitte siis niivõrd kuivõrd sellised egosoovid, aga see ongi sinu õppekoht, et kuidas siis eristada seda egosoovi sellest päris soovist, et igal juhul pane kõik soovid kirja ja siis natuke analüüsi neid soove, et kas need soovid tulevad mul sellest, et ma tahan olla kuidagi teistest parem või need tulevad sellest kohast, kus ma tahangi luua midagi maailmale ja jagada enda andeid ja läbi selle luua väärtust. Et soovide kaart läheb siia, siis vaatame veel, mis sellisest kaardipakist siit tuleb meile sellesse talve, et vahukaart ja see vahukaart läheb selle juurde, et vahukaart näitab meile seda, et see vaht on need mõtted, need, mis sind tulevad justkui ründama, tulevad sinu juurde seda vahtu looma, et see on see tegelikult, see seostub ka selle soovide kaardiga, et eristada ära see, mis on sinu jaoks õige, sinu jaoks parim, sinu jaoks südamest tulev, su keha teab seda tegelikult, mis on sinu jaoks keha tunneb ära, et see ongi võib-olla selline keha tasandil tunnetavamist soovitatakse, et elusamme edasi teha, on enda kehaga vaja väga heas kontaktis olla ja nagu siin see kaart on näidanud eelnevalt, et see tasakaal on nagu saavutatud, et see tasakaal on vaja hoida ja kui tulebki see vahuperiood, et nagu kuidagi läheb käest ära, et see vahtu tekib nii palju ja igasugused sündmused ja üritused, ma ei tea, võib-olla tööd on liiga palju ja mingisuguseid toimetamisi on kõigega nii palju, et siis ongi, et vaata korraks stopp
ja hinga ja kuula, mida ütleb sinu keha sulle, et kas see kõik, kuhu ma ennast nagu mässinud olen, et kas see on kõik minu jaoks või see on vaht. Et ära lase nendest võib-olla sellistest ilupiltidest ennast eksitada, vaid vaatagi sinna vahu alla, et mis vahu all siis on. Ja mul on siin veel põnevaid kaarte, et vahepeal olen hästi palju lahedaid kaardipakke saanud juurde, et siin talvine sõnum veel hästi lahe, et mis on hirmu taga, et see vaht ja see hirm on ka nagu sarnases perspektiivis, et mis on nagu selle silmapiiri taga, et kuidas tulla sellest kohast välja, et kui on nagu tekkinud see hirmuaken, et hirmuaknast tuleb lihtsalt läbi minna, sest tunneli lõpus on alati valgus ja siin see hirmukaart näitab ka seda, et kui me läheme hirmust läbi, et siis see kasvatab meie seda selgroogu, et see selg on meil sirge, et mida rohkem me nendest hirmudest läbi läheme, seda sirgemaks me kasvame, seda selgemad visioonid meil eluks on, et siin on ka nagu sellist julgust vaja, et kutsutakse olema julge, et julgelt enda hirmudele vastu, kui sa kuulad enda sisetunnet ja kuulad enda keha, siis sa tead, et need tead nagu seda suunda, kuhu liikuda, et sul on see nagu see tunneli lõpus olev valgus on see nagu see suur täht on sul teada, et sa liigudki selle tähe suunas, selle asja suunas, mis on sinu soov, et aga selleks ongi, et sa pead enda soove natuke kaardistama, et siis tead, kuhu liikuda, et see fookus uueks perioodiks on oluline siis endal ära sättida ja enda jaoks nagu selgeks mõelda ja selgeks teha, et ja siin tuleb veel selline kaart, et lõpukaart, et võib-olla peaksimegi siis lõpetama hakkama, et nagu ma enne ka ütlesin, et järgnev aasta ja kui juba see aasta on olnud hästi selline lõpetamiste aasta, mingid asjad hakkavad läbi saama, mingid asjad sinu elus muutuvad ja et lõpeta need asjad nagu teadlikult ära, et teinekord ongi vaja lõpetada neid asju teadlikult, et mingid asjad ongi võib-olla liiga pikast ajast jäänud nagu sulle justkui tiksuma või jooksma ja sa nagu inertsis tegeled nende asjadega edasi, väsitades ennast mõtlemata sellele, et kas nagu see on ikkagi minu see fookus, kuhu ma tahan enda tähelepanu, aega ja armastust panna, et teinekord on mõistlik siis lõpetada ja väga soovitan lõpetada erinevaid asju, et ei pea olema kõigiga sõber, ei pea käima igal pool, et see lõpetamise teema on oluline nii inimsuhetes kui mingites tööasjades, teinekord ka perekonnasuhetes, et kogu enda ümber inimesi, tegevusi ja kõike seda, mida sa hinges tahad, et see ongi see soovid, et lähtu ikka enda soovidest ja lõpeta need asjad, et selle ma panen siia, et see on selle lõpetamise teema, et need asjad on nagu maha voolanud ja vaatame siis mõned toetavad sõnumid veel selles kaardi lugemise lõppu, et mis siis meid toetab sellel talvel veel.
ja tasakaal, et nagu väga tasakaalukas kaardi lugemine, et tasakaal on olnud väga suur märksõna ja siin ongi afirmatsioon, mida sa saad endale korrata, et ma olen tasakaalus, ma olen kohal, ma olen endaga ühenduses, ma olen tasakaalus, ma olen kohal, ma olen endaga ühenduses. Ja tunneta seda endaga ühendust. Endaga ühenduse saamiseks on mitmeid meetodeid, kas või selline afirmatsiooni lausumine, meditatsioonid, loovad kehaga ühenduse, eeterlikud õlid, et näiteks see kaart kutsub ankori õli, ehk siis selline ankuri eeterlik õli on see, mis toetab seda talveperioodi ja see värv on ka nagu selline kena helesinine, et see ankurdus iseenda kehasse, iseenda ühendusse, iseenda hingega ühendusse ankurdumine on hästi päevakohane ja see talv annabki sulle selle tasakaalu ja selle just nagu see igapäevaselt selle tasakaalus olemise ja selle rahutunde. Miks mul on nii lihtne vaadata enda sisse ja olla endaga ühenduses? Miks mul on nii lihtne vaadata enda sisse ja olla endaga ühenduses? Et see on nii ilus lihtsalt, et see talv ongi selline endasse vaatamise aeg ja seda tegelikult on väga lihtne teha, kui sa leiad selle lihtsa praktika enda jaoks, et vaata enda sisse ja siis näed ka seda tasakaalu kohta, et see tasakaal tegelikult siin on juba olemas ja ma näitan korraga seda eeterliku õli, et see on selline doTERRA ankor ja võtangi selle täitsa lahti siit ja panen ühe tilga endal peopessa ja see ongi nüüd nagu see moment siin ja praegu, et kus sa saadki vaadata enda sisse, hingata koos minuga seda ankuri lõhna, seda õlisegu, mis on pärit joogakomplektist, aga see ankurdus ongi nagu see maandus ja see maandus emakese maaga, see maandus iseendaga, ühendus iseendaga ja ühendus loodusega, ühendus universumiga, et see loob ja toob sulle rahu ja sisemist tasakaalu. Et hinga koos minuga seda sisse, seda tasakaalu energiat endasse ja sa tunned, kuidas su keha juba lõdvestub, su keha juba tasakaalustub ja tekib naeratus näole, et su keha vajab väga seda tähelepanu, seda ankurdust, seda hoitust, seda kontakti just sinuga, just sinuga iseendaga. Et selles ankuri lõhnas siin on sellist kaneeli tunda ja see kaneel on just väga hea soovitus talveperioodiks, et pane endale kaneeli toidu sisse ja ma ei tea, kas või tee sisse või kasuta kaneeli enda toitudes, et see loob seda tasakaalu, loob ühendust sinuga ja on hästi toetav ja maandav ja see aitab siis luua ühendust iseendaga. Ja lõpetuseks üks
kaardipakk, mis on ajaline kaardipakk ja et ma võtan siit ühe kaardi, et kui sul on üks soov, mis meil ka siin need soovid tulid välja, et kui sul on üks soov, siis millal see soov või kuna siis see soov saab täituma ja vau, siit tuleb veebruari kaart, et selle talve veebruar on sinu jaoks väga oluline kuu ja ma näen siin nagu sellist 3 tähte, et siin on nagu 3 tähte, et sellist nagu 3 sinu soovi saavad veebruaris särada. Ja kui need soovid on sul armastusest lähtuvalt, siis südamesoovid, siis 3 sinu südamesoovi sellel veebruaril saab siis täituma, et see on nagu hästi ilus. Et paneme selle siia südame ja hinge teekonna alla ja vot nii ilus ja mõnus oli siis see tänane lugemine. Mina olen Triinu ja kui sa tahad minuga privaatsessiooni, siis olen selleks avatud, et võid mulle kirjutada mystify@mystify.ee meilile näiteks, et panen selle siia selle lugemise alla ja saame teha siis Zoomi vastuvõttu ja vaadata, milline tuleb sinu järgnev periood, aasta, talv, suvi, kevad või on sul lihtsalt mingisugused küsimused, et olen avatud seanssideks ja tänan südamest, et tänan, et nagu me mäletate, me alustasime seda kaardilugemist selle tänukaardiga ja ma tõesti südamest nagu tänan kõiki enda vaatajaid, kuulajaid ja soovin teile imelist armastusküllast talve. Ole endaga tasakaalus, säilita seda tasakaalu igapäevaselt, ületa hirmud, liigu sirge seljaga edasi tähtede suunas, lõpeta vanad asjad, ära lase mõistusel enda elu juhtida ja välisel ära lase enda elu juhtida, vaid otsusta, et sina oled siin ja praegu oma elu looja ja veebruarikuus täituvad sinu 3 südamesoovi ja sa naudid enda elu väga. Nii et mõnusat talveaega, mõnusat nautimist, mõnusat küünlavalgust, mõnusat säramist ja kohtume sinuga järgmistel kordadel. Tšau! Aitäh!